No nii, tere! Tervitame siis Müncheni lennujaamast. Mina olen Madis. Karl. Martin. Ja mida me siis teeme? Me lähme Cape Towni treeninglaagrisse. Haigelt paugutama. Mina siis olen nendest vastutav, nende treener, kes veab nad sinna ja pildistan ja teen kõike muud. Ja Martini ja Karliga on siuke plaan, et proovime selle kuu aja jooksul hästi palju ekstreemseid ägedaid lohesurfi trikke õppida ja hoopis uuele tasemele saada. Ja Andreale kott pähe tõmmata. Ja siis 2023 see aasta nüüd, kui vähegi võimalik, siis erinevatel võistlustel üle maailma osa võtta. Ja need Bigger Kite League'i võistlused ja enamus Biggeri võistlused on siis tänapäeval nii, et sul on vaja videosi, et sinna registreerida. Videode alusel saab võistlustele, et ongi siis Cape Townis vaja kõik need hullud trikid saada videosse. Ja siis juba edasi võistlustele loodetavasti. Nüüd meid ootab ees 11 tundi, vist on kuskil 11 tundi lend Cape Towni. Praegu on siin mingi kell 6 õhtul Saksamaal ja hommikul kell 7:30 jõuame Cape'i. Meil on kaasas 100 kilogrammi lohesurfi varustust ja me peame selle mahutama siis Cape Towni lennujaamas väiksesse Volkswagen Polo or similar autosse. Suure tõenäosusega me peame, ma ei tea, Karli saatma taksoga siin eraldi mõne kotiga, et me kuidagi ära mahuks. Põnev värk. Tuleb kihvt surfitrip. Ja siis selle video mõte on see, et me üritame teile infot jagada, kuidas meil läheb ja mis me teeme, keda huvitab. Nii et ärge liiga palju sellest videost oodake, see on rohkem siuke informatiivne vlog. Peace! Ciao! Toimub. Gang. Surfi asjad igal pool laiali. Poisid tahavad kohe randa minna, neil täitsa pohhu, et tuult ei ole. Ikkagi. 3 metraga 14 püsi põlema saab pumbata küll. Siin on meie hoovikene, väike grillikene, köök. Martin magab seal diivanil. Siin on Karli 2 voodit, Karlil ja ta naisele. Karl on harjunud eraldi magama voodites naisega. Vannitoas on bassein, aga ma ei viitsi näidata seda basseini. Ilgelt suur bassein on 6x6 meetrit, aga vannituba on nii kaugel, ma ei viitsi minna sinna. Jõu, rahvas! Esmamulje väga hea. Ülikõva on hetkel kõik. Me peame otsast peale alustama. Reisi või? Mis päev siis on, kuhu me jõudnud oleme? Jõudsime Cape Towni nüüd lõpuks ometi. Eluaeg unistanud sellest kohast ja lõpuks ometi võtsime kohale siia. Hetkeseisuga veits on meil siin siuke seapesa, aga... Aga kuidas meil rendiautoga läks? Rendiautoga siuke lugu, et oli liiga väike ja surfipagasid tuli meil nii palju, et pidin taksoga hoopis tulema siia. Ööbimine on enampi vähempi, mahume ära küll. Mis sa, Martin, arvad? Ööbimine täitsa viisakas, nagu öeldi, täitsa ubane. Siis muidugi dream come true Cape Towni ikkagi, jõudsime kohale lõpuks. Ja nüüd ootame tuult põhimõtteliselt ja ma arvan, et iga päev, kus tuult on, sõidame ja paneme hullu. Kindlasti sõidame iga päev, kui tuult on. 100% selleks me siin olemegi ja kui tuult ei ole, siis teeme muud trenni.
ja mis see ikka? Näitame maailmale, milleks Pärnu poisid võimelised on. Noh, Martin, mis toims? Kukime. Jou. Tulime lõpuks Cape Towni avastama. Hetkel oleme ranna ääres. Ja liigume surfipoodide poole. Lähme avastame veits, mis linna. No kuhu me jõudnud oleme? Randa. Blue Extra! Tuut ei ole! Jou. Väikene update, mis siis täna vägevat toimunud on. Käisime poes just ära. Panime kõik asjad oma kohal ära. Madis siin hetkel. Näed, Madis. Valmistan lõunasöögiks rappe. Ja Martin meil siin. Kui ma olen aus, ma vihkan seda tegevust. Aga tuleb tehtud näita, kuidas sa teed seda. Sisse rääkida. Registreerime ennast jõusaali. Hello mom, I'm training. Mis teed? Sööki panen ära. Karli meesterdatud pakli ja kaste. Kuidas maitses? Kitaks hea oli. Noh, kus oleme? Table Mountaini otsas. Umbes poole tee peal. Jaa, poole tee. Kuskilt sealt alustasime. Siit on rada ülesse. Ja läheme kuhugi siia. Niimoodi kuradi peamärg. Sinna lähme. Sealt tulime. Rohesurfarid, kõik teavad Cape Doctorit, seda tuult. Siin on üks väga hea seletus, miks ja kuidas see Cape Doctor tekib ja miks see näitab, et täna tuleb väga tugev ja hea tuul. Pange video pausile ja lugege läbi. Tagasi mäe all. Ma arvan, et me tuleme siia veel. Proovime mõnda teist rada. Ja homme oli meil plaanis muidu minna jõusaali ja homme pidi olema jalapäev pidi homme olema, nii et tundub, et we are gonna skip the leg day. Laidivad seal laianseed ümber. Üüberäged mõnus tundub. Ja naudid ilma. Meil juhtus siukene lugu, et
õhtusööki jalutas ise meie juurde. Õhtul saab grilli. Tere hommikust, pühapäev, 22. jaanuar. Täna tuleb siis esimene tuuline päev. Eile käisime Martiniga Table Mountaini otsas ja 3 päris ägedat pointid on välja. Esiteks, et ma jaksasin Martiniga sammu pidada. Martin on must 18 aastat noorem. Teiseks, me läksime seda rada pidi tund aega ja 5 minutit umbes. Selle raja tegelikult läbimisaeg on 1,5 tundi kuni 3 tundi, ehk siis me panime päris hullu hooga selle raja läbi. Ja kolmandaks, mis ma välja toon, on see, et keha pole üldse valus täna jaladega midagi. Super fresh. Nii et täna siis õhtupoole ootame tuult. Ja siis läheb andmiseks. Karl, kuidas sul eile oli? No eilne päev möödus niimoodi, et ma pidin kodus olema terve aeg, kuna ei tundnud ennast kõige paremini, aga täna on juba okei kõik. Võtame õhtut juba tasapisi. Pole üle pika aja nii hea prognoosi näinud ja haip on üleval, ütleme nii. Mul ka ilge haip, et surfata ei saa, pean poiste filmima. Sinu mõtted? Nice.